Richard Teder, uhke medal kaelas, esimene sinu karjääris, esimene Eesti löögimängu meistritiitel. Palju õnne esiteks ja ütle nüüd ausalt, kui pingevabalt või vastupidi pingeliselt see sinu jaoks tuli seesmiselt? No ütleme niimoodi, et ma ei olnud täna üldse pinges, et mingit närvi ei olnud, et ma teadsin, et ma löön väga hästi, käisin täna hommikul range'il. Ma pole vist elus mitte kunagi nii hästi löönud golfipalli, et mingit pinget ei olnud täna. No samas fakt on see, et sa olid esimest korda sellises olukorras. Sul ei ole Eesti meistritiitlit, sa läksid liidrina rajale, seal on kõik võimalused igasuguste pingete tekkimiseks, eriti kui sul, nagu sul 4.-5. rajal ikkagi viskas natukene sisse ka golfi pahu poolt, et ka isegi siis suutsid rahu säilitada. Ja, et need asjad, mis juhtusid 4. ja 5. rajal, et see oli kõik strateegiline viga, et ma lõin need löögi, mis ma tahtsin lüüa, lihtsalt tuul viis ära ja ei olnud õige otsus. Kui oluline sinu jaoks olukorras, kus sa oled nüüd viimased 2 aastat, 2 suve mänginud Euroopa ja maailma väljakutel ja püüdnud siin ja olnud lähedal igasugustele vägevatele saavutustele, et kui oluline sinu jaoks mõttes, kas või enne võistlust oli see, et saada see esimene tiitel kätte ka Eestis? Et loomulikult see on minu jaoks tähtis, et ma pole kunagi varem võitnud, ma olen võitnud matchplay, ma olen võitnud Estonian amatööri, et ma tulin kindlasti siia võitma ja olen õnnelik, et lähen karikaga koju. Kuidas sa need 3 ringi kokku võtaksid, kui sa natukene oma mängu sisse lähed, et mis toimis, mis mitte nii hästi? Ütleme niimoodi, et driver oli super, rauad olid väga head, vetšid olid täiesti okeid, et kõige nõrgem punkt oli kindlasti puttamine, aga lõin õnneks piisavalt lähedal, et vahepeal ei pidanud isegi puttama. Kuidas siit nüüd edasi? Nüüd homme lendan Walesi edasi, seal toimub Euroopa versus Iirimaa ja Inglismaa match, kuhu mind siis valiti Euroopa tiimi. Tiimis on 8 inimest ja valiti Euroopa parimad, et olen väga elevil. Aga pikemas plaanis, mida sinu golfi ambitsioon ja golfikarjäär siit võiks nüüd edasi teha? No ma vast lähen peale seda hooaega prooks, et siis hakkan proovima minituuri mängimist ja vaatab kõike jooksvalt, et ma ei tea, kas ma veel lähen prooks või ei lähe, et kõik oleneb sellest, kuidas ma mängin. Kus sa ise tunned, et siin oleks vaja nüüd nagu sisuliselt ja mängijana järgmisi samme astuda? Ma pean kindlasti mentaalselt paremaks saama, see on kindlasti minu kõige nõrgem punkt, et ma arvan, et see hoiab mind kõige rohkem tagasi praegu. Tulles veel selle konkreetse heitluse juurde, et kas natuke vanemad kolleegid suutsid kuidagimoodi, ma ei tea, ärevust sa ütlesid, sa ei tundnud, aga suutsid natukene nagu pinget mingil hetkel peale ka panna? Mitte väga, ma juhtisin terve aeg 2, 3, 4, et mingit sükest suurt pinget ei olnud, et keegi mulle nüüd järgi tuleb. Et ainuke viis, kuidas mul järgi oleks saanud tulla, oleks olnud see, et ma oleks mingit suuri vigu teinud. Aga ma olen 3 päevaga teinud ainult 3 kehva rada, 4 kehva rada, et ma teadsin, et ma suudan kenasti edasi mängida. Palju õnne veel kord ja suuri tegusid tulevikuks! Ja, tänan!